Meie tippkeskus kannab nime siirdemeditsiini ja genoomika tippkeskus ja nagu sõnad ütlevad, me tegeleme genoomikaga ja katsume seda siis kanda üle meditsiini. Genoomikat on Eesti suuritud väga kaua aega ja inimese olemus, tema iseloom, tema käitumine, tema haigused, tema võimed, kõik on suurel määral määratud geenide poolt. Ja seda on nüüd uuritud nii kaua, et on tekkinud ka võimalus neid rakendada reaalses elus. Peale selle, et me tunnetame bioloogiat, on vaja neid rakendada ka meditsiini. Nii genoomikuurijad kui siirdemeditsiiniuurijad töötavad nüüd koos. See tagab lähimad kontaktid kahe erineva teadusgrupi vahel. Eesmärgid on sellised, et me siiski reaalselt rakendatavad tulemused tekivad. Meil näiteks genoomika koos siirdemeditsiini keskuse me tõesti plaanime tekitada inimestele genoomikaardid, kasutada siirdemeditsiinis olevat ekspertiisi, et neid transleerida reaalsesse nagu meditsiini keelde, et nagu ka perearst saaks neid kasutada. Ja kuna geneetika on niisugune teadus, mis võimaldab ka inimese elu natuke ette ennustada, sest geene me elu jooksul muuta ei saa, siis ka noorele inimesele me saame öelda, mis teda võiks tulevikus oodata. Täna inimesed kasutavad arvutit ja keegi täpselt tea, kuidas see arvuti seal töötab ja need elektronid jooksevad, aga on väga kasulik seda kasutada. Nii on ka geneetika. Need tööd tehakse ära tarkvarade poolt, suurte keskuste poolt ja arst saab lugeda ainult seda soovitust, mida ta võiks patsiendile edasi anda. See on nagu eesmärk, mis 10 aastaga on kindlasti saavutatav. Kui nüüd vaadata seisu Euroopas ja maailmas, siis siin peab õnneks tõdema, et me oleme ise paljudele eeskujuks. Eesti geenivormul loodi juba 16 aastat tagasi. Aastast 2000 on meil inimgeeni uuringute seadus ja see oli mudeliks paljudele teistele maadele, kuidas seda üldse arendada seda valdkonda. Me olime kindlasti ja oleme täna kindlasti maailma esifrondis. Me töötame koos Oxfordi, Cambridge'i, Harvardi ja kõikide juhtivate genoomikeskustega. Avaldame nendega koos artiklit, saame nendega koos grante ja kui vaadata kui palju kutsutakse meie inimesi suurtele rahvusvaheliste konverentside tutvustamaks Eesti genoomika ja siirdemeditsiini nagu olukorda ja saavutusi, siis see on täitsa impressiv, mis on juhtunud viimase 10 aasta jooksul. Me peame võrdlema ennast tugevate suurte maadega ja seal ei läbendada midagi. Lihtsalt me ei suuda katta nii suurt ava, aga need kohad, kus me tegutseme, on täiesti tipus. Ja see näitab, et me saame teatud valdkondades panustades, saame absoluutselt maailma tippu. Peab olema keegi, kes veab asja eest, peab olema kellegi visioon ja loomulikult kasutama siis ka neid võimalusi, mis riik on loonud. Ja kui me saame ühes kohas nina vee peale ja ekraani peale, see on väga tähtis. Meil ei vaja Eestist tõsta 100 lippu ülesse, meil piisab, kui me tõstame 1 lippu ülesse, mis kaugele paistab. Kõrgetasemest artiklid, see on number 1, aga ma ütleks ka seda, et peab tekkima reaalne kasu Eesti tervishoiule. See on nagu põhieesmärk.